Viimastel nädalatel on kümneid autoomanikke üle Eesti tabanud ebameeldiv üllatus. Pimedas tulesid peale lülitades selgub järsku, et auto küljest on puudu üsna kallis lisavarustus, täpsemalt eraldi külge krujitavad lisatuled. Rakveres muidu vaikses ja turvalises piirkonnas elavat perekonda tabas sel nädalavahetusel seesama mõru üllatus. Korraga jäid varastel küüned taha lausa 2 autole. Mul on tegelikult seal taga ühel autol veel üks lisatuli, aga see on vist tavaline töötuli ja see ei kõlvanud neile, et ma ei tea, see jäeti alles. Nii et ühesõnaga väga valikuliselt võeti. Ilmselt ka teadi, mida võtma tullakse. Tundub jah, et lihtsalt on mingi tellimus, seepärast, et ega vargal ei ole selles mõttes vahet, et praegu ta võttis lisatule, homme ta võtab sul lapse jalgratta või suusad virutab ära või murutraktori või ükskõik mille saab rahaks teha. Kui oli selge, et tulede kadumise taga on kellegi pikad näpud, tegi Indrek koheselt hoiatava postitusega kohaliku Facebooki gruppi. Temalegi üllatuseks ilmus välja 10 inimesi, kel kõigil sama probleem. Enamjaolt ongi siin rahulik ja vaikne, aga siis tuleb aeg-ajalt mingi seltskond. Aga no jumal tänatud, et vähemalt autoga saab edasi sõita. Suurem lisatulede vargus on toimunud ka Tartus ning tegelikult on tulnud teateid üle Eesti. Lõunaprefektuuri menetlustalituse grupijuhi sõnul pole aga autode tuled varaste jaoks sugugi uus avastus. Talvisel hooajal üritatakse rahaks teha nii tuled, väljed kui ka katalüsaatorid. See probleem on meie jaoks aktuaalne võib-olla viimased paar kuud, et Tartu lõikes või Tartus saame öelda, et on paari kuu lõikes umbes 20-30 lisaturede vargust aset leidnud. Kahjud on varieeruvad, et 50 eurost kuni 200 euroni, aga on ka sellised ekstreemsemaid näiteid, kus pea 500 eurot ja rohkemgi. Täna juba poest vaatama, et kuskil seal mingi 150 pluss eurot, kuhu siis, kui vägevat tuld on vaja, siis maal pimedal teel sõites on teda ikkagi vaja. Teise auto tuli läheb esialgse turu-uuringu põhjal maksma veel rohkem, ehk kokkuvõttes tekitasid vargad pea 500 euro suuruse kahju. Lisatuled on aga varaste jaoks hea saak, sest isegi järelturul võib nende eest saada mitusada eurot. Indreku sõnul pakutakse katkist juhtmetega tulesid lausa avalikes Facebooki gruppides. Vaadates varguste hulka sõnab politsei, et pikanäpumehi on rohkem kui üks. Ühe meesterahva suutis politsei Tartus ka tabada. Sellest on võib-olla, et natukene vara rääkida, kriminaalmenetlus alles käib ja need tuled, mis kätte saadi, anname endast maksimumi, et tagastada need nende algsetele omanikele. Kui keegi tunneb oma kadunud esitule ära, tuleks politseiga ühendust võtta aadressil lilian.palu@politsei.ee. Ülejäänutel, kel tuled veel alles, oleks tark kasutusele võtta ennetavad meetmed. Kui olete sellise vargusohvriks sattunud, et siis tasuks kindlasti helistada politsei lühinumbrile 112 ja kuulata sealseid suuniseid ja käituda nende järgi. Mis inimestel on veel võimalik teha, on kindlasti see, et sõiduki parkimisel pöörata tähelepanu nende tulede turvalisusele, et parkida sõiduk võimalikult hoone või muu objekti lähedale, et seal ees ei oleks lihtne neid ära varastada ja vaadata üle oma kaskokindlustuse lepingud, et oleks lepingutega kaetud ka lisavarustuse varguse kaitse.